Lugupeetud piiskopid, teised jumalasulased osalejad, tänan konverentsi korraldajaid võimaluse eest kuulata ja ka osaleda sellel ümarlaual. Ma ei saanud sellest ettepanekust kuidagi keelduda ja ette lugeda see viimane avalik kiri, mille me olime sunnitud koostama Eesti parlamendi Riigikogu liikmetele ja ka Eesti Kirikute Nõukogu liikmetele. See on päris lühike, loen selle ette. Lugupeetud parlamendiliikmed, austatud Eesti Kirikute Nõukogu liikmed, pöördume teie poole meie kloostri saatuse otsustaval ajal. Pühtitsa klooster on muutunud poliitiliste jõudude kokkupõrges pantvangiks ja kokkuvõttes see on ohuks tema eksistentsile, aga nagu teile peaks teada olema, on klooster ja tema nunnade tegemised alati olnud poliitikavälised. Kõik meie ootused on pööratud taeva poole, teisisõnu tulevase elu poole. Ja see ongi meie elu aluseks. Aga praegusel ajal on asjaolud kujunenud selliseks, et meil pole lihtsalt võimalik vaikida. Ja suhtume suure nõutuse ja kibedusega katsetesse teha meid, Pühtitsa kloostri asukaid, vastutavaks selle eest, mis toimub poliitilisel areenil. Riigikogu võttis käesoleva aasta aprillis vastu avalduse, millest tuleneb, et otsest sidet Vene Õigeusu Kirikuga vaadatakse kui kallale kippumist või ohtu Eesti julgeolekule. Pühtitsa kloostri jaoks kõlab see nagu mingi kohtuotsus. Klooster oma nunnadega, kelle keskmine vanus on 60 aastat, muutub selle avalduse loogika kohaselt justkui õnnestus tegevust teostavaks terroriorganisatsiooniks ja nõustuge, see kõlab ju absurdselt. Ja selle ajendiks olid patriarh Kirilli teatud sõnad. Tahaksime siinkohal ära märkida, et me ei toeta tema nendes sõnades väljendatud seisukohta ning meie palve oli, on ja jääb ka edaspidi palveks mitte mingite sõjaliste võitude eest, vaid palveks rahu eest. Klooster on juba 133 aastat vana ja kogu selle aja jooksul on tema müüride vahel kõlanud palve Eesti heaolu ja õitsengu eest, rahu eest Eestimaal ning Eesti rahva heaolu eest. Tahaksime, et te seda teaksite ja seda alati meeles peaksite. Pöördume teie kui 21. sajandi poliitikute poole, kel on selja taga möödunud sajandi kibe kogemus sõdade, riigipoolse vägivalla ja hirmuäratava genotsiidi ilmingute näol ja kes peaksid, meile vähemalt tundub, niimoodi kõigis oma otsustes lähtuma inimestest, tavalisest, lihtsast inimesest. Igasugune poliitika puudutab nii või teisiti inimest, seda enam, kui see poliitika puudutab nii õrna valdkonda, kui seda on kiriku ja riigi suhted. Meile tundub, et parlamendisaadikud on inimesed, kes seisavad seaduse järgimise eest ja nad ei peaks nõudma meie käest kirikuseaduse rikkumist. Ja seoses sellega lubage mulle te tuletada, et Jaan Latik, kes oli Eesti Vabariigi välisminister ja ka haridusminister, kirjanik ja usutegelane, rääkis riigipoolsest mittesoovitavast sekkumisest usuküsimustesse. Austatud saadikud ja Eesti Kirikute Nõukogu liikmed, võtke kuulda meie häält. Juba üle poole aasta juurutatakse Eesti ühiskonnas mõtet kloostrist lähtuvast ohust Eesti Vabariigile. Meid sunnitakse rikkuma kiriku põhikirja. Meid surutakse põhimõtteliselt õigusruumist välja ning muudetakse heidikuteks, teise sordi inimesteks, kellega võib käituda seaduse ja kõlblusnõudeid eirates. Kõike toimuvat võib võrrelda vägivallaga, mida lubab endale keegi, kes on kahtlemata tugevam selle vastu, kes on palju nõrgem. Kas demokraatlikus riigis on lubatud niivõrd jõhker halvakspanu usulise organisatsiooni õiguste vastu? Kas teil on ükskõik, mida öeldakse selle kohta maailmas? Kas see karjuv ebaõiglus, millest te tahes-tahtmata osalised olete, ei pane teie südametunnistust piinama? Pöördume teie poole lootusega, et terve mõistus ja armastus Eesti vastu sunnib teid nägema asjade tegelikku seisu. Jätke meid poliitikast välja. Me soovime olla ainult Kristusega. Ja palume tungivalt säilitada Pühtitsa kloostri status quo.
Asi on selles, et me näeme, kui kiiresti asjad liiguvad poliitilisel areenil ja see on niivõrd ettearvamatu ja pidevalt see asjade käik kiireneb. Me ei ole poliitikud ja meil on raske mõista või ette näha poliitilisi käike. Kui me vaatame enda kellatornist nii-öelda, kloostri vaatenurgast, siis see perspektiiv meid ei rõõmusta, vaid paneb pigem muretsema. Mõelge meie vanade nunnade, õdede peale, kes isegi ei tea, kes see Putin õieti on. Nii see ongi, kahjuks või õnneks. Igatahes meid nimetatakse terroristideks, no hea küll, või siis terroristliku organisatsiooni toetavateks jõududeks, ükskõik kuidas seda ka sõnastada, igatahes see on pehmelt öeldes solvav. Aga vaatame ehk teise nurga alt. Mina, mungaelu elav inimene, ma saan aru, et igasugused kiriku vastu suunatud rünnakud on Kristuse vastu sünnatud. Me oleme küll muidugi ka patused inimesed, mitte keegi ei ole patuta, ükski inimene, aga kirik on ju eelkõige Kristus ise, tema ihu ja veri, millega me osaduses oleme ja kui me räägime kirikust kui asutusest, siis peaksime rääkima meist patustest inimestest. Me võime eksida, me võime kukkuda ja uuesti püsti tõsta, meil on võimalik seda teha patukahetsuse kaudu. Aga ma kutsuksin küll üles kõiki palju tervemõistuslikumale lähenemusele ja rahulikule suhtumisele, et ei tehtaks kohe selliseid järeldusi ja mingeid kibestunud seisukohti. Ja kui on küsimusi, siis hea meelega. Матушка, хочу вам задать такой вопрос, скорее в дискуссию вступить с вами. Как вы думаете? Küsimus, kuidas te arvate, kas kloostri elu sõltub rohkem Eesti võimudest või siis kiriku juhtidest Moskvas? Mis teie seisukohast rohkem mõjutab kloostri elu? Huvitav küsimus. Mis võib minu elu kui nunna elu mõjutada? Eelkõige siiski usk Kristusesse. Miks me üldse tulime kloostrisse? Me ei tulnud ju sinna inimesi teenima, vaid tulime Kristuse pärast kloostrisse. Me oleme maailma selja taha jätnud, aga te esitate ka oma küsimuse sellisel viisil, nagu me oleksime maailmast ära läinud, aga peaksime ikka veel kuidagi mingid reverantse tegema maailma suunas. Miks? Praegu on jah selline suund räägitakse, et tuuled puhuvad niimoodi, öelge täna oma Vene õigeusu kirikust lahti, homme võib-olla on mingid teised pretensioonid mõne teise usujuhile. Kas meie siis peaksime nagu purjesid kogu aeg muutma või vastavalt tuulele käituma? Kelle jaoks me oleme Kremli huvides, tegutseme kellegi jaoks, kellegi teise huvides, aga me tegelikult järgime ainult Kristust. Hea küll. Järgmine küsimus, kui klooster ei sõltu maailma asjadest, poliitikast, Eesti Vabariigi poliitikast, siis milles on üldse mis mõte on pöörduda Eesti riigi poole ja üldse nende poliitilisi samme kommenteerida, seadusandlust? Minu meelest see kiri mingis mõttes on suunatud
акторов на политических субъектов. poliitikutele. Вот, и тогда вопрос, если монастырь от этого не зависит, и Kui klooster sellest ei sõltu ja ainult Kristusest sõltub, siis miks üldse pöörduda? Вы меня спросили, что влияет на нашу Te монастырскую küsisite, mis mõjutab meie kloostrielu ja vastasin teile, et meie püüdleme taevariigi poole, Kristuse poole, aga maailm praegu takistab meid ja püüab meid Kristuse asemel eesmärgiks võtma mõne inimese seisukoha. в этом плане, но просто ломитесь, открывая двери ногами. Praegu tundub, et te püüate avatud uksest sisse murda, sest me oleme maailmast ära läinud. Klooster ei ole mitte ainult kloostri müürid, see on mingi teatud eluviis, maailmast lahtiütlemine. Nii et mulle tundub, et nüüd me olemegi asja tuumani jõudnud. Konverents on küll hea, aga mulle tundub, et kõigil on arusaadav, et Нас, людей церкви, заставляют жить иначе. olukord on selline, miks meid sunnitakse teistmoodi elama või meie eest võetakse vastu otsuseid ja miks võtavad neid vastu inimesed, kellel ei ole kiriku ega Kristusega, usuga temasse mitte midagi pistmist. Люди в государстве, агностики. Inimesed, riigitegelased, kes ei tea üldse kiriku struktuuri, ise on agnostikud, Поступают с нами. Хотя в toimivad meiega nii, kuigi meie kui nunnad ei ole kunagi mingites poliitilistes sammudes osalenud 133 aastat. Selle aja jooksul me ei ole mitte mingisuguseid poliitilisi samme astutud. Sa ei pea seal vastu, kui sa jääd kas või mõtetes maailma, see on hoopis teine reaalsus. Kas te ei leia, et patriarh Kirilli sõja toetamine, tema poliitilised avaldused kuidagi kloostrit mõjutaksid või siis Eesti võimude seisukoht, mis sunnib teid teatud samme astuma ja sunnib teid nende poole pöörduma, see teid kuidagi tõmbab poliitikasse, aga see, mis patriarh ütleb, see teid nagu kuidagi ei puuduta. Матушка, если что, вы меня поправите. В заявлении Ma Filareta võib mind parandada, kui ma eksin, aga ma pean öelda. не зависят Nad ütlevad oma avalduses, nunnad, них свой политик. et nad ei sõltu maailma, Заявление сделано, что они mitte nad ei ütle, et nad ei sõltu maailma poliitikast, vaid nad on selle pöördumise teinud selleks, et kloostri heaolu ja enda kutsumuse järgimine sõltub suuresti sellest, kuidas riik решит otsustab või lahendab, kuidas riik otsustab käituda. Ja sellepärast see pöördumine ka tehti. и вразумление. Попытка, во всяком See on vähemalt заблудших püüd korrale kutsuda eksinuid скорректировать свое ja aidata neil oma suhtumist korrigeerida. Mis nüüd puudutab sõltumatust? поясню, если я ошибаюсь, Ma selgitan ja kui eksin, siis igumenja võib mind parandada. зависит Klooster ei sõltu политических заявлений патриарха. patriarhi poliitilistest avaldustest, Этими вопросами sest реально не интересуется. neid põhimõtteliselt ei huvita need küsimused. Там не Ükskõik, mida seal siis ka patriarh ei teataks, ükskõik kas siis surmanuhtluse kohta või siis avaldaks toetust sõjale, see neid ei puuduta. это не принимают на свой счет, они не Nad начинают вести сети, как это им вменялось. Они не начинают ei агитировать за это. делать, они hakka не kohe selle nimel mingit agitatsioonitööd tegema või nad ei ole kuidagi selle ideoloogia edasikandjad. связь с патриархом чисто каноническая. Side patriarhiga on puhtkanooniline ja midagi poliitilist neile peale ei suruta. Также и со стороны государства. Ja samamoodi ka riigi poolt. Riigi positsioon on ekslik. Не влияет на монастырь в том плане, что это не влияет See на их умы. Они ei продолжают заниматься kuidagi ei своим mõjuta делом. nende meelt, nemad ikkagi tegelevad oma tegevusega ja kui ma nüüd milleski eksisin, siis võib-olla ema Filareta parandab mind. можно только Isa Igor siia võib lisada, своим
kui спросили, например, начинать see sõjaline operatsioon ее будут заканчивать, меня точно не спросят. algas, siis keegi minu käest ei küsinud За какие-то очень тяжелые minu arvamust. Siin tehakse väga tõsiseid poliitilisi otsusi, millel on tõsised tagajärjed ja nende eest pannakse vastutama inimesed, kellel ei ole mitte mingit pistmist sellega. Я как бы с этим с вами согласна. Ma olen muidugi teiega nõus. Веду дальше, ну, то есть мы следующий шаг в рассуждениях. Да. Простите, пожалуйста. Да, Тут ну, получается последний- и ваше интервью матушки Филареты. Да, Nii, ну, nüüd läheb see asi это intervjuuks очень juba. важный вопрос, потому Minu что meelest этот see on väga вопрос, tähtis это küsimus, не то, что я просто хочу помучить mitte Филарету и как-то ей... Мне просто самой очень важно понять, ma ise lihtsalt püüan jõuda selgusele, почему есть силы, желание, какое-то стремление обращаться к miks on üldse tung pöörduda Eesti võimude poole või motivatsioon seda teha ja ei ole hirmu pöörduda Eesti võimude vastu, rääkida enda seisukohast, enda usust, sellest, mida klooster endast kujutab ja kuidas ta suhtub poliitilistesse küsimustesse. Aga patriarh Kirill on justkui mingi selline virtuaalne tegelane, kes kuskil kaugel, kloostrist kaugel toimub, kellel ei ole mitte mingisugust seost kloostriga, välja arvatud virtuaalse seos ja selle asemel ei teki küsimuse esitamise soovi patriarh Kirillile, kuidas mõista tema väljaütlemisi, kuidas see peaks usklike elus peegelduma või samamoodi, nii nagu on võimalik oma mittenõustumist väljendada Eesti võimudega. Minu jaoks on neid seoseid oluline mõista, miks Eesti valitsus kui subjekt on dialoogipartner selles küsimuses, eelistatud partner selles dialoogis. Siin on keerukus selles, et valitsus ministri näol tulid kohale ja ütlesid, palun ärge palvetage patriarhi eest ja küsisime, no kelle eest siis palvetada. Öeldi, et no siis vähemalt valitseja Jevgeni eest, no tooge ta siis vähemalt tagasi. Küsimus on, et me katkestaksime kanoonilise suhted ja me näitasime oma põhikorda, põhikirja, me näitame, et jurisdiktsiooni ei ole võimalik vahetada, meil ei ole võimalus algatada selle muudatust, me oleme seotud kanooniliste reeglitega, kui me seda teeme, siis me läheme keelu alla ja me hakkame kiriku lõhet pooldama, muutume skismaatikuteks. Ilmikute jaoks see võib olla mingi väga arusaamatu olukord, aga uskliku inimese jaoks on need asjad selline patt, mida isegi verega pole võimalik maha pesta, kui me räägime kiriku lõhe tekitamisest. See on suur vaimulik eksimine, meie selle peale minna või, nii et palun teie pöörduge patriarhi poole ja ta vastab teile. Kui teie olete selle protsessi algataja, siis alustage seda, aga valitsus ütleb meile, et tehke teie seda, aga meie ei saa seda teha. Aitäh. Metropoliit Jevgenius tahaks ka enda seisukoha välja öelda. Nii, kas mina olen nüüd vaba, küsib Igumenja. Ei, veel ei ole, ütleb valitseja Jevgeni. Õnnistage. Jaa. Otsustasin ka sekkuda. Kui ma nüüd õigesti aru sain, siis kõlas küsimus, milleks siis selline poliitiline avaldus kloostri poolt, mis on suunatud poliitikutele. Kui ma eksin, siis parandage mind. Poliitikud ju pöördusid kloostri poole ja sildistasid
kloostrit ja seetõttu oli tingitud vajadus pöörduda poliitikute poole. Minu meelest see on täiesti arusaadav, et klooster niimoodi reageeris. Et kui kedagi niimoodi sildistatakse, peaaegu terroristlik ühendus, siis see on ju absurdne. Vähemalt mina saan sellest niimoodi aru. Kui ma eksin, siis palun parandage mind. Спасибо, Господи, Владыка. Благодарю Aitäh, за святые молитвы. aitäh teie palvete eest. Можно Спасибо, Господи, Матушка.